Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist. Taas kord on Rotru tulnud siis meil ralli jutte rääkima Heido Raljurand ja Roland Poom. Ja miks me siin koos oleme, sest et neljapäeva õhtul juba toimub Rootsi lume talveralli esimene kiiruskatse. Tere, Roland. Ma tegin sulle siin enne ühe testi küsimuse ka, mida sa väga hästi ei mäletanud. Eelmine aasta oli megatrootiline see ralli, et tegelikult reedel lõunaks olid Rovanpere Tänat mängust väljas, esikoha eest võitlesid toona reedel Lapp ja Ratsuta, Solberg oli 3., Linnamäe 5. ja eks lõpuks oligi, et Lappi võitis Evans, teine Fourmaux 3., et natuke asi normaliseerus, aga eelmine aasta saime räigelt kaost, et see oli hullumaja. Sel aastal ma eeldan, et nii hull see seis ei ole või? Tere hommikust minu poolt ka kõigepealt, aga jaa, ma võin nõustuda suga nii palju, et see aasta tundub, et olud on päris stabiilsed ja korralikult on külmetanud. Küll Shakedown tegelikult alles käimas on ju. Aga loeb ainult esimene läbimine, nagu ütlevad kuulsad eksperdid, nagu Roland Poom. Mida me täst ikka vaatame, kui üldse midagi see esimest läbimist. Aga ei, selles mõttes, et esimesel Shakedownil siis iseenesest raja olud on ütleme sellised mitte päris sellised, nagu nad tulla võiks. Esiteks lihtsalt on seal järve ääres jookseb osaliselt, mis tähendab, et temperatuur on seal kogu aeg soem olnud on ju, ja see põhi pole piisavalt jääs, et tegelikult juba äkki 3., 4. auto ütles, et jääkiht hakkab katki minema ja saab otsa jää. Nii et tegelikult siin vahed võisid tulla suured esimese ja ütleme siis 9. startija vahel. Aga ralli peaks olema oluliselt parem. Öösiti on isegi seal -10, -15 olnud, nii et ilmselt olud on ideaalsed. Jaa, et täna ja homme ja teeb siis puhastab teistele teed, kuna meil Ogier ikkagi sel hooajal ei mõelnud peale esimest rallit, et teeks täishooaja, siis Evans siis annab esimesena ruuma. Aga ma mõtlesin, et kuidas seda esimest saadet põnevamaks teha, et kõik need jutud, mis vahepeal on räägitud, läbi rääkida natuke mängulisemad. Siis võib-olla alustaks üldse nii, et teeks sellise saate täis ennustusi. Et Raljurand see ekspert, siis ma vaatan palju neid totu tõeb, äkki tuleb 8-10 küsimust, aga üks peamine põhiteema üldse alustamisest kõige totramast asjast. Mis arvad, kas kõik kiiruskatsed toimuvad? Et miski pärast, see on vist üle pika aja, ma päris ammu pole olnud sellist asja, et on nagu lahtine, kas saab pühapäeval sõita ja kas sa oled üldse, ma loen neid asju, et kuskil põhjapõdrad möllavad, saamid möllavad, kuskil tapeti põhjapõdrad ära, mingid külad vaidlevad, mingi möll. Kas sa üldse saad aru, kes seal toimub, kes seal paha on või mis seal toimub? See tundub impeerpask, tundub suur osa sellest kõik. Ja, sellega on huvitav ja tegelikult minu viimane Rootsi ralli 2020 aastal oli umbes sarnane, et katseid kirjutasime küll kõik ära, mis nii-öelda olema pidid 20 pluss ka kiiruskatset. Kui jõudis kätte kolmapäeva õhtu, oldi juba seal, ma arvan, 2-3 kiiruskatset tühistatud, neljapäevaks oli seal veel 2-3 maha võetud, tol aastal siis oli probleem lumes, nii et lõpuks toimus, ma ei tea, pooles mahus äkki ralli. Aga ma teen oma pakkumise, ma teen oma julge pakkumise, et toimuvad kõik kiiruskatsed nii nagu peavad ja ässad puldid, aga midagi seal nüüd otsustavad kiiremas korras, et ikkagi see pühapäev ka toimuda saaks. Kurat, imelik asi on seal tõesti, et põhjapõdrad eest võideldakse ja nüüd on mõned põhjapõdrad maha notitud juba. Et seal, eks mingi, ma ütlen, et täitsa aru saamatu, see muidu näitab võib-olla natuke selle rallisarja totrust, et sellist asja pole korda saadud, et selline asi, sul on olnud see esimesed jutud olid detsembri lõpus, et külad mässavad, külad pole nõus, et läbi sealt sõidetakse, kuskil põhjapõtted mingi karjatamise rajad, ohtlik, bla, teine väidab, et neil ei marstud kinni, ei marstud neid seekord, et nõme, et seda korda ei saadud. Ja täiesti nõus, aga tegelikult ega see tuleb, ma kujutan ette, et igal rallil on seda jama, ega Rally Estonial on samamoodi seda jama olnud, kus ju maaomanikud tulevad ütlevad, et makske meile, ma ei tea, neid summasid ma pakkus puusalt, andke paar tonni ja võite sõita siit ja kui ei maksa, siis võite suure kaarega siit minna. Et eks igal rallil on neid probleeme, aga tõesti, eks see loomadega on nagu keerulisem, et metsloomi ja nagu keeruline kuidagi puuristada ja seal või ma ei tea, aeda ette panna, et need on ikkagi suured maalad.
ja ega seal mingit head lahendust ei ole selles mõttes, et eks mingi kogukond peab mingi otsuse tegema aga pigem nagu statistiliselt tahaks öelda, et ju ühe Põhjapõdraga ju ei ole nagu juhtunud midagi seal või on, ei ole ju. Ei vist ei ole. Ei tea jah, et oleks, et aga teeme siis et siin saab läbi rääkida sellega nii Handbrooki rehvid kui ka Hyundai uuendused, et kes veedab ralli, et ma saan aru, sina lähed siis kelle peale poole? Ma olen tiim Soome see aasta siis, ehk siis Kalle Rovanpera. Mina ütlen rohe, et ma olen Tänat, et räägime, kui suur eelis see Rovanperale on, et ma panen siis kõik vastused sinule, et ma panen Tänat, Poom Rovanpera, vaatame, kelle õigus on. Alustame Rovanperast, kui suur eelis see on, et ta sai neid Handbrooki rehve testida, et see Handbrooki rehvide teema on, eks ole, see Soome Arctic Rally näitas, et nii kehvad rehvid, et ralli jats peab ka paremini teatud oludes, kui on Michelini tal või Pirelli tal. Et totter teema, aga see mõttes, et teisalt, eks ole, on jälle rõigil on võrdsed olud, teisalt jälle on see, et Rovanpera on vist ainus, kes on saanud päris tummiselt neid testida tänu sellele ühele rallile. Ja selle pealt ma tegelikult oma panused panengi Rovanpera peale, aga mis tegelikult, ütleme, Hankoki piikrehv ei ole tõenäoliselt, ta ei ole võrdväärne Pirelliga. Alustame juba sellest tegelikult, et tehnoloogia, kuidas kahte erinevat rehvi tehakse, on täiesti erinevad. Küll samamoodi Michelini, kuidas see piik sinna rehvi kinnitub. See tehnoloogia on teistsugune. Nagu ma aru saan, siis Pirellil on patenteeritud lahendus, kuidas piik on rehvi juba sisse vulkaniseeritud, ehk see piik ei tule sealt rehvist välja põhimõtteliselt, lõpuks ikka tuleb, kui nagu rajult kuuma annad kruusa peal, on ju. Aga Hankookil, tegelikult ka samamoodi Michelinil on see piik sinna sisse liimitud ja nii kui hakkab siis jää katkimine, kruus välja tulema, siis hakkab pahandus pihta, et see rehv saab piikidest otsa lihtsalt. Ma teen lõike vahele vana ja see sisetunne ütleb, seda rehvi ala tuleb ikka räigelt see ralli. Ma kardan ka. Et meil pole, olgem ausad, eelmine aasta me kuidagi harjusime, see Pirelli sai just asjad, et me rääkisime ka, et rehvi jamasid oli olematut eelmine aasta, et ühte rallit rehvi otsustanud, rehvi jutt oli ülivähe, et üle-eelmine aasta ei jõudnud ära kuulata, et Ossier vihkas, ma ei tea, naabrit ja Pirelli rehvi, et asja, mida ta vihkas elus, eks ole, et naaber pani palju muusikat. Igas, et see aasta mul on ka tunne, et siin juba see eos on see oht on nii suur, et selline artavadki, kellel rehvid peavad astu, kellel see stardikoht, kõik need asjad, et see rehv võib, et ei võida mitte kõige kiirem mees, vaid võidab see, kellel rehvi lotos läheb kõige paremini. Jaa, ma isegi teda ei üske, talveralli puhul on see, et siin nagu rehvi lotos pole isegi tegelikult asi. Rehvi loto on ju asfaldi ja kruusaralli teema, et kas hakkavad katki minema või ei hakka, on ju. Et tundub, et ju Montes olid enam-vähem rahul rehviga. Et kas sa ei arva, et siin, et mingitel natuke stardikohast, et kellel neid piike üldse on seal all, mingi täpselt. Kolmandaks katseks? Täpselt, et kui on see olukord katsete peal, kui hakkab kruus välja tulema, ehk siis see pealmine kiht jääd on maha sõidetud, või teine ring katsetest, et siis on nagu raju ja siin tuleb see rehvi hoidmine mängu päris suuresti tõenäoliselt. Et eelmine aasta tõesti Pirelli parimad, ma arvan üldse kõige vähem nurinad Pirelli rehvide kohta on talverallide tult, sest tõesti, ma arvan, Pirelli piikrehv on parim, mida üldse toodetakse. Aga jaa, ma isegi ausalt öeldes ei oska ette kujutama hakata, kas see olukord on hull või ei ole. Hetkel me saame lähtuda sellest, mida tehti Arctic Rallil ja see oli päris kohutav, et Rovanpera sai ikka, kui lund hakkas sadama, siis sai niimoodi kotti, et Tuuta Taupinen tegi ikka 1-0 ära ma Jaaris ralli tahed. Täiesti ulme. Ma tahad sulle tahed, vaata, seal on siin, mõtle ise oled seal olnud mingi sellise ralli kahed. Ja see ei olnud mingi Mikki Iirekas. Ja tõmban Rovanperale kotti ära ralli kokkuvõttes mine perse, et sa ei mahu kohalikke paari ära. Aga sellega siis, kas sa nägid vana kommentaari just Shakedowni lõpus? Ei näinud, ma natuke valmistasin see oli ehtne soomlane. This rally is very hard. No, it is. Klassika. Mina lähen Tänatu peale, minul on hästi suur usk Hyundai uuendustesse. Kas ma olen liiga entusiastlik? Kas see, et just Rootsiks välja tuldi, kas see on nagu ootamatu üllatav ka?
Ma ei tea, ma arvan, et lihtsalt asjad said valmis ja pandi külge, aga ma ei tea, kas ajakirjanikuna sul on praegu mingi eelis, et sa tead, mis need uuendused on, sest mul pole õrna aimu ka. Ei ole õrna aimu, et seal ma just tahtsin küsida eksperdi käest, et okei, et selgita lahti, mis seal tehtud on. See on aru, auto tasanaal on tehtud Tänakule rohkem räppamööda, et oleks. Tõenäoliselt jah, ehk siis Tänak võiks siis nii-öelda selles saada mingisuguse suure eelis, kui need samad nii-öelda muudatused on Neville'ile üle viidud, siis ju Neville on ju väga rahul oma autoga ja nüüd siis tema peaks nagu aga vist toimub nii, et ühel on nüüd ühtemoodi ja teistmoodi. Jaa, ikka võib. Aga lihtsalt... Vedrustus muutus siis geomeetria. Selgita lahti, mis tähendab geomeetria muutus. Lihtsale ruulele nagu vigastatud Kaspar Ruus. Mis sa ütlesid, mis asjad muutus? Vedrustus ja geomeetria. Geomeetria ongi siis tegelikult see auto balanss, et kuidas see auto istub, et me tihti peale vaata, kui on teise ringi katsed, siis Ott ütles, et nagu auto balanss on nagu nii mööda, et teise ringil enam sõita ei saa. Et balanss lihtsalt, kõige lihtsamalt öeldes on ju auto kaalujaotus. Mitu protsenti taha, mitu protsenti ette ja nii edasi, et seda pole paika saadud auto mingisuguse, ütleme siis, iseloomude pärast, et seda raskuskeset ei ole võimalik tõenäoliselt siis viia niimoodi sellisesse asendisse, et oleks mugav olnud, et seal midagi on nüüd muudetud. Ma ei tea, kas seda Mikkelsoni, seda Tannant järgi hala lugesid, see oli kõige, ta rääkis, mis eelmine aasta halvasti läks, Mikkelsoni, ja see oli ka väga, et küsimus oli, miks üldse meil asfaldirallisid sai. Ja siis ütles, et mitte keegi polnud nõus sõitma sellega, et ei Lappin ja Sordo polnud ütles, et selle autoga asfaldi võimatu sõita, nemad ei ole põhimõtteliselt nõus. Ja siis ta oli lihtsalt okei, et ma siis pidin sõitma, eks ole, et ütles, et täiesti võimatu oli nagu selle asfaldi sõita. Et see mõttes on huvitav, et kuidas see auto nüüd käitub hakkab, väga huvitav, igal juhul, et tahaks ju loota, et nüüd midagi on kasu sellest ikkagi. Kuigi peame ütlema, et Hyundai oli ikkagi väga hea ju viimasel ajal, et ongi, mulle tundub, et need probleemid pigem ongi Oti mingi sõidu iseloom. No kas võib olla, et vaata, Furmo hüppas autosse, oli ka rohekiire, kas võib olla, et Furmo ja Neville on nagu ühe stiiliga ja samas Mikkelsen ja Lappi ja Tänak, eks ole, võib-olla ei ole. Vabalt võib olla, see rohkem Skandinaavia mehed on ju, teised on ju asfaldimehed. Sest me eelmine aasta ikkagi, eks ole, nahutasime ja, eks ole, et Lappi täis udu ja see Mikkelseni sattuma ja blablabla, et võib-olla oligi, et see asi lihtsalt, et ongi nagu, jah, et Skandinaavia mees läheb sinna, vaatab, mis asi see on. Aga oled seal asfaldi peal üles kasvanud, siis kurat, täitsa hea pill on ju. Ei, võib küll olla, jah. Et siis meil on selles mõttes et need mõlemad mehed Tänak ja Roompere eelmine aasta nii vara ratjastasid, see oli ikka kõva pauk, et ma eelmine aasta see uus punktisüsteem, et mis võib-olla hooaja algus ei olnud vist nii hästi veel aru saada, et kõige tähtsam on vist kohale tulek. Et kui enne vanasti vaata sellised Roopered ja Tänakud võib-olla lassid üles sellises valas maailmas, et kõige tähtsam on rallivõit, siis eks ole, et eelmine aasta selgus, et kõige tähtsam on ikkagi kolmandaks tulek. Et see on nagu, et ma eeldan, et sest eelmise aasta kaosest ikkagi, et sellist nagu kõik võtavad pigem kolmas kui ja Neville ju tegelikult, ma arvan juba selle esimeses kolmandikus hooaja peal ütles, et punktisüsteemi tuli aru saada ja selle järgi hakata oma plaane sättima ja tegelikult see mees ju tegigi esimesest rallist peale kõik nii, nagu vaja oli. Et selles mõttes su võrdlus võib olla päris adekvaatne isegi selles mõttes, et teised läksid ikka vana tuhhi pealt, me läheme esimesest katsest peale sõitma ja võitma. Ja siis Neville oli see, kes nagu timmis seal vaikselt ja vaatas, et tema ikka korraks punktidele. Et teised jätavad maha, tema võtab omale. Ma siis mõtlen nüüd, kui teeme siis niipidi, et Elfin Evans puhastab teed. Mingites teistes oludes, kui tuleks lund, siis ta oleks, siis on hea, et siis ta sõidab, et sulle ralli kahtede tempos tõenäoliselt. Kui tuleb lumi maha, hakkab sadama siis küll, jah. Aga hetkel seda lund ei tule. Kui halb see esimesena teele minnaks sellistes oludes on. Ma panen siis mingi küsimusi ka. Kas Evans lõpetab reed õhtul näiteks, mis ta on siis, 5 paremas? Täiesti vabalt võib. See on ennustus, jah või ei? Ja. Ja lume peal ei ole üldse see puhastamisefekt ei pruugi olla selline nagu kuskil mujal on ju. Teisalt, mida me just rääkisime piikide kulumisest, siis tema saab sõita teel, kus piik ei saa nii räiget damage'it, ehk siis ei saa nii palju piikviga. Kui 3.-4. auto juures juba võib hakata kruus välja tulema, eeldatavasti ei tule, aga ütleme shakedowni põhjal, seal on vähe soem piirkond,
et siis need rehvid saavad ikka kõvasti kuuma. Ja kui me juba võtame näiteks tagantpoolt, kes sealt tuleb, ma ei tea, Bajari või Neville tuleb ka juba päris palju tagantpoolt, on ju. Et siis nende sõitjate rehvid võivad saada juba päris palju rohkem kulumist. Siis ma teen teistpidi, kas Evans on top 3 reede õhtuks. Kas arvad, et see stardikaude, ma tahaks teada, kas arvad, see stardikoht pigem on hea talle seekord? Evans on mis pärast eelmine aasta oli päris kiire tegelikult. Ma ütleks, et see stardikoht tänastes oludes on tal hea. Siin on minimaalne puhastus, hea joon ja just täpselt seda rehvi arvestades, kui tulevad teised ringid, muidugi siis nad saavad uued rehvid alla. Sellegi poolest võib-olla saab ka teisel ringil mingisuguse eelise, ma ei oska öelda, kas teisel ringil tuleb või ei tule, aga esimese ringiga seal on täiesti võimalus olemas, et ta saab oma stardipositsiooniga mingi eelise kätte. Meil on seda tuli keeruline, sina Rootsis, Põhja-Rootsis rohkem teinud elus, et tuli keeruline seda ilma seal ennustada. Et hetkel nagu öeldakse, et pigem vist lund ei tule, eks ole. Kas see on selline koht nagu Eesti, et sa et enam-vähem meteoroloogid ei oska tunda ette ennustada või pigem on see, et kui Rootsis öeldakse, et see ilm on homme selline, siis see ilm on homme selline. Ma arvan, mulle tundub, et loodus on selline, et viimasel ei oska keegi mitte kuskil enam öelda, mis ilm tuleb, nii et seal on olukord sarnane. Aga ma räägin, et seal isegi selle lumeinfoga ei ole nii palju peale hakata, ega sul ei ole midagi muud peale hakata, kui see lumi tuleb, sa ei saa tagantpool startida või sa ei saa mingit muud rehvi alla panna. Aga mida tuleb küll nende oludega sättida ja on see või nii-öelda aru saada on tee lugemine. Mingid lõigud lähevad katki, mingid lõigud ei lähe katki. Need lõigud, mis lähevad katki ja sa tead, et sul on seal veel katseid ees, on ju paar, ma ei tea, 20 kiltsast panen puusalt, ma ei ole tegelikult tabelit vaadanud. Aga siis sa pead nendes lõikudes hakkama rehvi hoidma. Mul oli üli selline ruukimisteik, algaja viga, mis minu esimene Rootsi ralli väga hästi mäletan 2019 oli selline 25 kiltsa katse, nime ma ei mäleta praegu ja kuni 15 kilomeetrini splittide järgi olin teine ja siis tuli 1-2 kilomeetrine lõik, kus oli päris kruusane ja ma sõitsin oma rehvid niimoodi ära, et ma sain katse lõpuks 40 sekiga kotti ja ma olin, ma ei tea, seal 7. See, et Evans selle testikatse võitis esimese läbimise, see natuke vist on ka, et annab mingit alust siin oodata tal häid asju. Jah, ma arvan, et see näitab, et tempo on olemas. Et igal juhul Evans ju Rootsis on olnud ju väga okei. Pole ju selles mõttes ajalugu vaadetus on Evansile pigem Rootsiga sobinud. See on, tõsi ta on. Ehk siis Evans top 3 reede õhtuks, sa ütled jah, ma ütlen eis, paneme nii pidene. Okei. Teeme siis sellise, et muust maailmast, kes saab rallil kõige parema koha, et natuke saab rääkida teistest meestest ka, et tead, see muu maailmas ette me enam Furmood ei pane. Ta on juba tehase mees. Furmo on tegelikult, me on juba Evans ja Neville'i tempos. Räägime natuke nendest arumistest meestest ka, et kui sa peaks, kes lõpetab kõige kõrgemal, kas see Bajaris, Sesks, paneme Katsuta ka sinna ja Munster. Katsuta ka, ma arvan, kui Katsuta peaks ka olema suurte meeste kategoorias, aga me ei saa. Me teame, et isegi kui ta reedel juhib, siis ta laupäeval, eks ole, ei tule. Et lähme alustan täna poolt testikatse esimene läbimine. Kui sa vaatad seal otsa, siis tegelikult parima Fordi ja kõige kehvema muu masina vahe on 3 sekundit. Et Katsuta 7. 2.12, Martin Sesks 2.15, 3 sekundit. 2 mintsa sõitad ja sa oled 3 sekundit maas. Kas see on, kui suur häire kell see nüüd siin olema peaks? Kas lihtsalt Sesksi luusauto ja Munster ei pingutanud liialt või see on juba see koht, kus on nagu, et peaks olema päris mures selle Fordi pärast? Ei, ma arvan, et Munster ei ole Rootsi mees ka üldse. Ei, seda küll jah. Aga ei, ma arvan, et seal selles mõttes ei ole suurt mingit draamat, et auto on, ma arvan, fine. Me nägime seda, me oleme näinud seda siin aastate jooksul, kas või Oti käes, et see auto oli fine, seda on pärast seda paremaks tehtud. Munster lihtsalt ise Rootsi, ma arvan, tema jaoks tuleb see keeruline, väga keeruline ralli. Aga Sesk, mida oodata, et Sesks Rootsis enne vanasti
on ta teinud, eks ole. Sõitsime koos. Ja ma tahtsin öelda, te olete vist koos sõitnud seal Tarstort 20 randis. Me olime suht võrdsed seal, et üks katse oli üks sees, teine järgmisel ja niimoodi aga ta on, ma ütleks, et ta Rootsis päris hea küll. Probleem on see, et ta ei tunne neid katseid, sest me sõitsime vähe teises piirkonnas. Aga mis on, ma arvan, Sesksi puhul hea on see, et ta sõitis ette tegelikult ralli Lätis. Äkki oli allukesne ralli ja kus ta domineeris seda. Kus seal pani. Ja ta sõitis ralli 2 Škodaga, mis on suurema turbokõriga, ehk ta läks nii-öelda prototüüp autoarvestusse, nii et see oli päris vägev auto ka. Nii et selle pealt ma arvan, et tal on kilomeeter all. See tuhki nii-öelda sees on, motivatsiooni on. Sesks on kindlasti M-spordi esisõitja see nädalavahetus. Mis kui sa pead panema, eks ole, Bajaris, Sesks, Katsuta, siis eks ole tegelikult vist nendest, ma kauda tahaks küsida, et kui tõenäoliselt neist vist ikkagi saa paneks ka Bajari, eks ole, parimaks. Ma paneks küll, aga ma arvan, et Katsuta suudab nagu üllatada ikkagi mingitel katsetel, sest on see mees, kes võib-olla ei suuda siin päevi kokku panna, aga ta võib Katsuta uuesti eelmine aasta oli reede järel teine. Ta võitles. Ta oli napilt esikohast nagu taga, et see oli ulme. Et ta võib meid üllatada kõiki niimoodi, et Bajari ja Sesks mõlemad saavad ikka korralikult kotti, aga ma pean tunnistama kahjuks ikkagi, et tema intervjuusid kuulates, siis see mees on nagu katki. Et sealt ei tule mingit tulemast ka see ralli. Kuidas sa nii inimesi ei ole? Kuidas sa sellise asja nüüd välja lugesid? Ta on nagu, ma ei tea, ma vist peaks psühholoogiat õppe minema. Ühesõnaga, tal ei ole mitte mingit enesekindlust sees, kui sa vaatad, kuidas ta räägib. Samas, eks ole, ma arvan, et ta on natuke liialdades, et ta võib-olla siin lumerallisid on rohkem sõitnud mõni soomlane. Lume sees, et ta tunneb ennast kindlasti väga hästi. Ta on võidelnud absoluudi esikoha nimel, ta on ralli 2 ära võitnud Rootsi ralli. Ta teab, kuidas seal sõita. Iseenesest vaata, tingimused on ideaalsed, ta võiks panna hästi. Nüüd on jälle see refi jama, et nüüd kuidas see ref hakkab mängima ja siis jälle temaks, nii kui mingi väike nüanss tuleb, mis ei ole nagu ideaalne, siis on see ralli jälle kõik nagu tükkideks laiali tal. Et sellepärast ma kardan, et Katsuta ei suuda siit ära vormistada, aga ma ütlen, et puhta kiiruse pealt on ta nendest ikkagi kiirem, nii Bajarist kui Sesksist. Mis sa üldse, mina panen, et Katsuta lõpetab nii-öelda sellest echelonist esimesena, sa lõpetad Bajari. Kummales üldse, teeme niipidi, kui soovid, teeme niipidi, et kumb siit rohkem punkte võtab, et see on Bajari võtab. Ei, ma tulen nüüd lõpuni, ära nüüd kirsta lase. Okay, vabandust. Et kas Toyota või Hyundai, et kumb nagu jättes kõrvale kõik selle, et kes seal, kuidas lõpuni tuleb ja blablabla, et kumba sa üldse näed, et kellel see lumes uhamine võiks paremini sobida, sest oleme ausad, eelmine aasta selles mõttes totter, liialt palju ei jõudnud välja lugeda, et sul Tanat ja Rovampere, kes on sellised head mõõdupuud, need olid enne väljast, kui see ralli peal oli ja lõpuks, et sulle, võta nüüd kinni, et kui sul esikoha eest võitlevad Lappi ja Katsuta või siis hiljem Lappi ja Evans, et sulle, et võta nüüd kinni, et sulle, tegelikult nagu mingi pilti kui sellist me eelmine aasta ma julgeks öelda nagu ei saanud. Ei saanud, jah, tegelikult ei saanud. Ja kui nüüd hakati isegi tegelikult vaatavad, mida me oleme rääkinud, et Rovampere kindlasti ja Evans tõenäoliselt suudab siit päris okei ralli kokku panna, aga jälle Hyundai'l on see aasta nii ja satt selles mõttes koos, et Ott suudab kindlasti olla võidu konkurentsis, esikoha konkurentsis. Ja Furmoo 3 on ju eelmine aasta oli seal karjääri esim poodiumist oli. Mis toona oli nagu what the fuck on ja lõpuks oli tavapärane, vaatasin Furmoo jälle, aga sealt nagu tegelikult sealt see tuli, et selle Furmoo minu see asi, kõik see, mis tal hea asi, minu see hakkaski eelmine aasta Rootsi rallist, et seal vaatasid, meil lõpetas poodium, minust sealt sai seis paudu üles, et okei, ma võin igal rallil poodiumit sihtada. Nii et ma tahangi seda öelda, et me võime öelda, et on Ott, on Furmoo on ju, Neville isegi me ei pea arvestama, aga 2 meest teeksid juba head ja ära, nad on mõlemad Rootsis väga head. Neville võib lihtsalt olla kas või see mees, kes tuleb ja kui kellegi midagi juhtub, siis ta olemas on. Ma tahaks öelda selle pealt, et väga võrdselt tulevad need punktid, aga Hyundai äkki suudab ikkagi teha grammi võrra parema tulemuse ja neil lihtsalt on seda väga vaja. Neil on väga vaja seda head tulemust. Miks neil seda punkti tabelis on nad ikkagi Toyotast maas pärast Montet juba korralikult. Kas ei ole... Kas me kui me võtame pühapäeval rallit kokku, siis me nagu nii tõdeme, et see nii spetsiifiline ralli ja pole vahet. Ja et see aasta me ei kasuta sõna spetsiifiline enam. Võiks. Ärme kasuta seda sõna enam.
Selles mõttes nagu, mis on positiivne, eks ole, mis ta on siis 10, mina ütlen 10 ralliüldse autot, kuigi mõni entusiast võib öelda, et 11, sest Serderiidis on raada, teda ma ei loe siis. 10, ta sõidab seal junior WRC arvestuses tempo poolest. Jah, et teda võrdleme teiste meestega. Aga selles mõttes 10 autot, et selles mõttes, et see annab ikka päris palju juurde, kui see Ford ühe selle 3. auto, mõtle Sesksi ka toob. Tegelikult see annab ikka juurde, et see, et nagu eelmine aasta näitas, et eelmine aasta nii õre see seis, et kui see paar autot lendas välja, siis oligi, et Solberg poodiumil. Et seda nagu tegelikult ei taha. Ja tegelikult, kui sa nüüd vaatad seda satsi, siis meil on sealt hakkame tagantpoolt peale, meil on Munster, meil on Josh McCurlin, meil on Sesks, Vajari, meil on 4 mees, kes on täiesti uued mehed, mis on ülilahe. Et see teine generatsioon hakkab peale kasvama ja kui täna me vaatame, et nad on sellised tagaotsa mehed võib-olla kaotavad seal vahel sekund kilomeetrile ja sital päeval 2 sekundit kilomeetrile, siis need mehed on ühel hetkel need, kes juhatavad seda sarja ja seda on ülilahe just tegelikult jälgida, ja ka ma olen jumal nõus 10 autot, tegelikult ju Bertelli võidi ka tulema, aga Bertelli on ka see teise liiga mees muidugi. Bertelli versus Serderiidis. No Bertelli võtab ära ikka. Ei, see on mingi selline asi. Minu arust, kui need on, need ärimehed, neil võiks oma klass olla. Ja ärimeeste klass. Võiks olla, ma arvan, et saadski neid rohkem, et on, et nagu tulge ärimeeste maailmameister. Ei no, Rally Estonial eraldi auhind, kui ma hea idee, ma loodan, et inimesed kuulevad. No eraldi auhind ärimeestele, see ärimeeste selline tiitel, et iganes kelle auhind, ma arvan, et Serderiidis, Bertelli, neid mehi on veel, kes võiks mingi Saudi-Araablase võiks saada. Muidugi saaks. Et neid ju saab rentida neid masinaid küll. Teeme, et okei, sina rohkem punkte saab Hyundai, ma ütlen siis Toyota, et igal pool oleks erinev vastus. Kes lõpetab kõrgemal? Ei, kes saab rohkem punkte? Kumba sa rohkem väärtustad, kui kas punkte või ei ole rallivõidust jutt? Näiteks ma tahaks, minu küsimus on see, et kas rohkem punkte saab Fourmaux või Neuville või tahad, et kes lõpetab kõrgemal ralli? Lihtsam on kõrgemal. Siis muidu läheb matemaatika keeruliseks. Okay, kes lõpetab kõrgemal Fourmaux või Neuville ehk kaude? Muidu me ei räägi neist 2 mehest. Keeruline, ülikeeruline, aga... Mis me Fourmaux üldse, mis sinu ootused on? Eelmise aasta... See sats on nii tihe seal ees ja kui olud on ideaalsed, siis Rootsi on selles mõttes, ta on küll ühtepidi nagu väga selline ettearvamatu, aga teisalt, kui sa oled nagu heades oludes sõidad, siis on see pigem ikkagi nagu, seal ei tule liiga palju ette momente ja probleeme, et seal toetad oma valli ära ja lähed edasi. Et väga keeruline, aga ma ütlen puhta kiiruse pealt grammi võrra võib-olla Fourmaux sõidab Neuville üle. Aga ma ei tea, miks ma seda ütlen. Ma hakkasin vaatama, et see Rootsi rallist 13 rallit on olnud. Fourmaux on lõpetanud 6 korda. Ja ühe 2 kord 4. Ütleme, kui tahaks öelda, et selle joone sinna tõmmata, et siis ta on enam kui pooltel rallidel lõpetanud 4. Et päris jõhker stabiilsus, olgem ausad. On küll. Aga ja Neuville'i puhul just võib-olla teisalt Monte oli selline ebaõnnestumine, samas tiitel ka taskus on ju. Montes ei näinud kuidagi seda võitlus janu ka tal lausalt öeldes, mis oli eelmine aasta täiesti olemas, et ma ei tea. Ma ütlen, et Fourmaux ikkagi on grammi võrra kiiruse mõttes eespool ja siis tuled suht võrdselt, aga lõpetab eespool. See isand Apide Pool jõudis vist jõudis ka Rootsi või? Jõudis öelda vist Dirtfishile, et Monte võis olla Neuville'il väike äratuskell. Apide Pool selles mõttes mul meeldib, et vähemalt ta ei ole selline üllataval kombel. Kuskil tavaliselt tippjuhid on juba sellised nii ümara jutuga, et see mitte midagi ei saa teada. Ta on natuke ise nii nagu räägib. Minust ta ütleb nagu väga vähe, aga kui ta ütleb, siis on täitsa nagu öeldud. Et mis see äratuskella teooria, et laias laastus ta peab ta peab mõistusega ikkagi aru saama, kuidas rallidel läheneda, oli see väide. Et see väide ikkagi kaude oli see, et sellist asja nagu Montes väga palju ei saa, et oli kehv. Ei oli. Ja tegelikult oli võib-olla isegi kõige suurem jama asja juures on see, et see oli tema üks tugev ralli ikkagi, kus ta oleks statistiliselt pidanud tegema seda sarja juhtima minema.
aga seda ei tulnud. Rootsi on tõenäoliselt tal vähem selline sobilik ralli, kus ka võib lati alt läbi panna. Aga äratuskell igal juhul selles mõttes oli, et uus hooaeg ja et kõik hakkab nullist, et ei ole see sama hoidmine, mis eelmine aasta põhimõtteliselt aasta lõpuni oli, on ju. Hoia, vaikselt hoia ja tule lõpuni, lihtsalt tooma punktid ära, kõik küll teised ära panevad kuskile. Aga nüüd me hakkame nullist peale ikka jälle. Et sina siis, et arvad, et Fourmeau jätkab oma millest, ma lähen siis Neville'i peale, mina ütlen, Neville on tagasi, et Neville... Vabalt võib olla, aga kurat seda teab. No me olge ausad, kui me jätame kõrvale, üldseisu võib küll korraks ette võtta, jättes kõrvale Ogier, siis Evans 26, Fourmeau 20, Romaper 18, see on see tip-top seltskond, kus nagu on kõik hästi, siis on Tänat 11, Neville 9, see on juba see koht, kus nagu koperdada väga ei tohi, et siin selles mõttes, et Romaper võidab ralli, Tänat, ütleme, läheb midagi untsu, masin ütleb üles, siis vahe võib olla siin hoobilt 40. Ja, ongi, ega ei halasta, ei halasta üldse. See on päris karm, et see mõttes, et kuigi, eks ole, meeldib alati rallispetsialistidele rääkida spetsiifilisest, siis miskipärast see, mis seis on 3 ralli järel, see tavaliselt on üsna pöördvõrdeline või võrdeline sellega, mis on hooaja lõpus. Ja, eks ta nii kipub olema, aga me ju siin räägime millegist on vaja rääkida, nii et arutame. Nii, aga mida võib-olla üldse väga, võib-olla isegi sama palju, üle pikki aja ma võib-olla ootan isegi sama palju kui ralli ühe asja või võib-olla isegi ootan rohkem. Kuna see ralli katsasi, see on ikka selles mõttes üle aastate äge, mul on kohe küsimus ka, aga mis siis juhtub? Ei ole siin kohal Triasinit, ei ole Greensmit, ei ole Rosselli, on kohal Solberg, rootslased, soomlased ja kes on kohal Georg Linnamäe Jaarisega, meil on Virves Škodaga ja Jürgenson Ford Fiestaga. Nendest siis Virves ja siin punktidele, WRC punktidele ei sõida, aga see selleks, see minu jaoks on väga vähetähtis. Ma arvan, see on üleüldse vähetähtis, et tegelikult tiimid vist vaatavad ikka, kuidas see masin liigub, mitte seda, kas ta saab punkte. Mina esimene asi, mis ma siis ütleks, selles, siis me saame muud jutud ära rääkida, et mis järjekorras see eestlastel kolmik lõpetab oma vahel. Me teame, et Linnamäe on ikka ülitugev lume peal ja Robert Virves tõenäoliselt nii tugev täna veel ei ole lume peal, et lihtsalt puhas kogemus ja kilomeetrid. Võib-olla üllatab, võib-olla ei üllata, aga selles mõttes julgen panna, et Georg Linnamäe, Robert Virves ja Romet Jürgenson sellises järjekorras nad eestlaste mõttes tulevad siis. Alustame siis sealt tänapoolt, et sina panid kolmandaks Jürgensoni. Saab päris, seal oli selline hea uudis ka vahepeal, saab tegelikult 6 rallit, oli vist Briti rallisarjaks 6 rallit. See on see, mõttes huvitav roht, et eks ole, sealt on mingi hetk võib Fourmeau sealt läbi, eks ole, kui tal oli vaja seda kindlust ja kogemusi kõike saada ja siis keegi, kes oli Ingram sõitis ja mingid vennad on Evans on sõitnud, et mingid vennad on ikkagi läbi käinud, selles mõttes, et on, et kruusarallid, Asseldi ralli pooleks ei ole kõige lihtsamad. Väga keerulised. Ma olen ise, mul oli endal tegelikult kavas sõita kaasa WRC sarja aasta, ma ei mäleta, mis olla võis aasta enne junior WRC-d ehk siis 2018. Ma käisin tegin kõik rekked ära seal ja tõesti ülivägev. Seal on õppida, ma arvan, sama palju kui teha hooaeg MM karussellis. Tõenäoliselt tänu oma tiitlile ta selle võimaluse sai ju selles mõttes, et Pirelli see Star Driveri programm jätkab tema toetamist, on ju, võitis oma etapid. Ma lihtsalt tahaks seda öelda, selline fucking loto võit on see ikkagi todu. Mõtle ise, mis asjad ta saanud. See on ulme. Siin on, ma arvan, et ma ei mitte tahaks nüüd halvasti, ma arvan, et Jürgensoni tasemel mehi on veel, kellel on jäänud selle taha, et kurat ei ole raha, pole toetajaid ja kurat sa seal õigel ajal õiges kohas, õiges, ma arvan, mingi poole mingi ralli veel vaatasin, mis kurat ma ei lähe sinna põristama ja mis rallistaar, mingi totter asi vaata, blablabla. See vend on saanud sellise asjad taha, et vend 3 hooaega sõitnud. Jah, täitsa ulmena. See on rits. See on näide sellest, et tuleb ikkagi
erinevatel asjadele osaleda ja aktiivne olla. Ja, selles mõttes, et ju siis... Palju Eestis neid enda, kes sellised reaalselt sellised mingil kuskil olevaid rallisõitjad, kes nägid, mingi asi on, mõtlesin, et ma ei jätka ju, sellise totrusega ma ei tegele, ma olen siin tõsine rallivees. Kindlasti oli neid, aga see on ulme, see on täiesti ulme selles mõttes, et mis see budget on, et tema selle hooaja budget on põhimõtteliselt, ma pakun puusalt 1 000 000 eurot, et otsi sponsorrahadega 1 000 000 eurot kokku, väga ikka ei otsi. Et selles mõttes on see päris raju võimalus ja ma arvan, et see annab ikka nagu ulme boost'i talle praegu küll. Miks sa arvad või miks sina paned Jürgensoni Virve Linnamäe selja taha? Ma küsin, et sa arvad, et ta on nagu stabiilselt aeglasem, et nagu ongi esimene suur ralli või on ta lihtsalt arvad, et... Ma arvan, et ta on stabiilselt aeglasem, sest see on ikka tihe sats seal tegelikult ees ja ma ei tea, kui palju tal kilomeetrit on Rally 2 autoga lume peal. Kuigi palju kilomeetrit tal on kruusa peal, nüüd ta sõitis Rally 3-ga Arktikus ja ma arvan, et ta ei saa sinna teravasse tippu oma kiirusega hetkel sisse, aga vaadates selle aasta programmi, siis ei ole ka see absoluutselt oluline. Jaa, mina panen siis Virves Linnamäe Jürgenson, ma ikka usun Virvest alati. Kontor siiamaani käin, mul on sellest tunadisest starteri mitse peas ikka käin. Et starterid ma tõiki Virvese neid toetajaid, hakkan siin avalikult kiitma erinevates saaded. Starter on parim. Ma küsin niipidi, et kes sõidavad Rally 2. Oliver Solberg on ju, Robert Korhonen, Pontus Tiidemand, Mikko Heikkila, Lauri Joona ja siis tulevad, eks ole, siis tulevad juba jaapanlased ja natuke vähem tuntud rootslased ja sellised nimesid, eks ole, stabiilseid ei ole, et mis ma kauda küsin? Mitmendal kohal lõpetab parim eestlane. Et selles mõttes kui ralli arvestuses eestlane poodium vähemalt. Poodium miinimum eesmärk. Siin ei ole muud. Ja isegi see ei ole mitte minu mingi märg unistus, vaid see on Georg Linnamäe konkreetne välja öeldud asi, et kui see aasta midagi ei tule, siis läheb Kiiver varna. Ja eelmise aasta pealt Rootsi oli tal poodium, nii et see on miinimum eesmärk parandal. Siin on, et kahju mõnes mõttes, et neid teisi vendasid ei ole, et ta väga siin skandinaavialik on, et aga vist on arusaadav ka, et eks ta on, selles mõttes, kui see üks ralli aastas on selle lume peal kehva, nii-öelda, ei tea, võib-olla kehva refiga ka veel, et mis sa tuled raha raiskama, et pane oma need rallid kuhugi, kus sa tead, et sa oled käinud ja sul on hea seal sõita. Vaatame, et mis see Shakedownist on ka ju läbi tulnud esimesed. Vaatsin, Jürgenson on ka nüüd siis tulnud, kui ennem rääkisime, siis veel ei olnud aeg 2.25.6. Võtame Linnamäega siis 2.17.9. Jõhter vahe. Ja Virvesel oli vist 2.19. Jõhter vahe. Aga ma ütlen Linnamäe paremuselt. 2 kilomeetri Linnamäe. Ja 1, 2, 3, 4, 4. Et rootslased Solberg ja Tiidemand ikkagi koduradadel olid paar sekundit kiiremad Linnamäest. See koduväljaku eelis muidugi neile mõlemale nagu ikkagi võib. Seekord on lahe see, et Solberg ja Linnamäe on sama autoga, nii et me näeme väga sellist tihedat võitlust, ma loodan, ja võrdse tehnikaga. Jaa, seda ma võin kaudu küsida, et natuke palju sa üldse sellesse Ford Fiesta Rally 2 usud, et minu vaata loll teooria, mis on tõenäoliselt vale, et natuke minu see Virve selle ikkagi maksis kätte ikkagi see üks hooaeg selle Ford Fiesta, kus ta selle autol volti võimalik konkurentsis olla, eks ole. Et ja siis jäigi selline mulje, et see mees äkki ei ole sõidumees ja ei tulnud välja ja see auto tuli ikkagi peale seda, et saad nüüd sõita selle Ford Fiesta Rally 2 tasuta ja halleluuja, tulemused on nii kehvad ja siis tekkis oligi see koht, et ühte äkki polki ühtegi rallit seal on ja tekkis siin kahtlus. Kas see minu selline suur üüratu Ford Fiesta Rally 2 skepsis või on asjatu või võib seal natuke tõde olla? Eks seal ikka on tõde. Sest kui me vaatame siin nimekirja, me liialt palju neid välja renditud Ford Fiestasid ei leia, et ühtegi väga hästi. Ei, ma tahtsin just küsida, mitu Rally 2 on Ford Fiestat hetkel stardist. Jürgenson on ainus. Selle autoga on selles mõttes, selle autoga saab kindlasti kiiresti sõita.
aga tulla nagu nullist sinna, kus sa ei tea, kuidas kiiresti sõita, on päris keeruline. Et kui ma arvan, täna Solberg hüppab sinna Fordi sanga, siis ta on päris kiire, ta suudab sõita seal poodiumi konkurentsis kindlasti. Aga eks ta on grammi võrra nõrgem, grammi võrra kehvem vedrustus võib-olla, kõik jutud on ju natuke igalt poolt ja siis see annabki sellise mingisuguse kaotuse per sekund kätte, et see auto kindlasti ei saa sellist arendust nagu siin uued tippautod, nagu Toyota ja Škoda, et sellepärast me ka näeme seda Škoda, lõputut Škoda ja Toyota rivi siin. Noh, mõtle, Montecarlos oli ka palju neid ralli kahtlasti oli, et mööda ei paneks. No jah, nüüd on, ikka oli oma euro. No ütleme, 30 ranti oli ka kuulus Eamon Poland oli ainus, kes oli, eks ole, tegelikult Fordiga, et nagu kuidagi no oleme ausad, see Ford kuidagi, see ralli ratsnil on, ütleme, et kui sina peaks järjekorda panema ja sa vist võtaks enne, võtaks ka Citroeni kui... Ja. Citroen enne kui Ford. Citroen mulle tõsiselt meeldis. Citroeniga oli päris äge sõita. Aga sa võtaks Hyundai või võtaks Fordi, vaat see läheb vist juba keeruliseks. See läheb keeruliseks, ma ei ole uue Hyundaiga sõitnud, vana oli päris omamoodi auto. Nende kahe vahel ma pigem võtaks just Fordi, sest Hyundai oli tõsiselt alajuhitav auto ja säti, palju sa sätid, no ma ei saanud seda autot kunagi keerama niimoodi, et ma võin öelda, et 4. kurvid, käsi oli juba käsipiduri peal igaks juhuks valmis, et kas on vaja toetada. Ja kuidagi seda autot paika ei saanud, et see oli päris huvitav kogemus. Aga on sul midagi selles ralli käest ka, mida sa veel... No need huvitavad on need uued jaapanlased, eks ole, kes... Ja. Et need, mõtleme, et justkui võiks olla seal Katsuta ruht ohus, aga need japalased läheb aega veel tunda. Yamamoto ja Kogured, et need on nii kehvad, et selles mõttes Katsutal on selles mõttes on okei. Reaalselt oleks mõni neist, ma ei tea, selline kasvõi... Aga neil on esimene hooaeg alles suure autoga. Neil ei ole midagi kuskil näidanud sellist, et kuule, et võib-olla annaks selle masina üle. Ja. Kolmas küsimus siis... Kui meil hakkab aeg otsa saama, siis asi on ainult küsid ja küsid. See on nüüd viimane. Okay. Meil kuulus Joosep Ralf Nõrjane koos Alex Leskiga. Junior WRC-s, mis on üliäge uudis. On, nõus. Millised, paneme siis kohe, et mitmes ta, ütleme, aedade poolest on. Ma kohe ütlen sulle, ma võin sulle öelda täiesti juba ära, kuidas asi hakkab olema. Nii. Ali Türkan, kiire mees, võidu peale sõidab. Mill Johansson, rootslane, sõidab võidu peale. Jill Taylor, poodiumi mees, aga võidu peale ei sõida. Ja Joosep Ralf Nõgene, nende järgi. Ehk selline top 4 mees, ta võib Nõgene vabalt olla seal, top 4, top 5 stabiilselt. Ma küsin, teeks siis teistpoolt, kas ta võidab mõne kiiruskatse? Ei, ma ei usu, et ta võitma läheb, sest siin on Ali Türkan ees ja Mill Johansson, kes nemad kahekesi võidavad kõik katsed ära. Okei, siis mina ennustan, et võidab, siis on vahet pole, las teile. Eelmine aasta Jürgenson oli kohe paurutas. Jürgenson on muidugi jube vana mees tegelikult, selles mõttes, et ta tundub, palju tal on vanust, 25 juba. Selles mõttes on vana, et ta nagu tundub junior WRC alles tulnud, tegelikult on ikka nii kogenud sõita, eks passis on juba vanust, selline aberasvab, ütleme. Kuhu üldse peaks need ootused panema Nõrresele, et minu surune loll ajakirjand, ma lähen muidugi mentaliks, et kohe MM-tiitli peale ja let's go, mis need reaalselt need jutud olema peaks, et see ma liiga ei teeks? Jaa, üldse ei alahinda Jürgensoni tiitlit, aga seal olid mingisugused asjad, mis ka mängisid tema jaoks nagu positiivselt kätte, näiteks Mill Johansson võitis Rootsi ralli, võitis palju katseid, võib-olla ei võitnud, ma praegu pean, aga punktitabelis oli ta pärast kindlasti liider, sest ta võitis nii palju katsevõite. Pärast Rootsi rallit rohkem ei sõitnud näiteks. Ja siis oli seal Ali Türkan, ülikiire mees, tempo poole pealt, ma arvan, kiirem kui Jürgenson oli, aga lihtsalt kogu aeg lõpetas kuskil võsas, on ju. Siis kuna need 2 meest on ka siin minu teada täishooaega tegemas, 100% kindel ei ole, et täishooaega, aga nii palju, kui ma tean, siis lihtsalt nende kiirete meeste vastu, kes tulevad juba teist hooaega sõitma, esimese hooaega on keeruline saada, et kui nad nüüd kumbki poolel jätab või ka otsustavad kraavisi lõpetama hakata, siis annab see muidugi võimalusest stabiilsusele. Aga vaatame. Kindlasti tiitli peale sõitma pole mõtet minna. Aga ma mõtlen, kas selline, et võiks nagu, ma ei tea, Rootsis, et võiks poodiumin juhtiks olla ütleme löögi ulatuses või on see okei, kui on poodiumist on, ma ei tea, minut
nüüd 1,5 mintsa, et ma ütlen puhta sõidu poolest, jättes hädad kõrvale. Ja ma arvan, puhta sõidu poolest 1,5 minutit poodiumist on palju juba. Okay. Et ta võiks ikkagi kindlasti alla minuti olla see poodiumi kaugus. Ideaalist võiks muidugi poodium olla, aga ma räägin, kui ta seal ka 4. kohaga seal, ma ei tea, 30-40 sekki poodiumini, see on kõik väga hästi. Et tal juba kilomeetrid on natukene sõitnud Rally 3-ga on, et ma arvan, et suudab tempos püsida küll. Okei, me teeme siis nii, et viimane selline, et tõmbame suure pilti tagasi, et me järgime pühapäeval, võtame rallit tuttu, mis on põhiline jututeema. Mis sa arvad? Me oleme vist kõik olulised asjad jõudnud nüüd ära rääkida, et mis siin... Põhiline jututeema või? Mina ütlen enda asja, sa ei tohi sama, et mina ütlen rehvid. Mina arvan, et tuleb selline rehvi alaralli. Ma ei tea, miks. Eks näis. Tead, mis ma siis ütlen või? Nii. Et me tuleme pühapäeval siia ja ütleme, et aga rallit ei sõidetudki pühapäeval. Põhjapõdrad, okei. Põhjapõdrad, väga hea. Ütle, mis sa Fantasy WRC-s, kuna sa tajatavasti oled Eesti parim ennustaja, nagu sa eelmine kord ütlesid. Kurat, ma ei saa parim olla, ma olin seal lõpuks top 100 vist alles. Aga mis ma ennustan või? Ma pole ennustust teinud veel. Aga ma võin sulle kohe puusalt ära ennustada siis. Rovanpera, Tänak, Evans, Fromeau, Neville. Et sina jääd selle juurde, et stardikohad, mis on Evans ja Fromeau, et see ei... Et riskime. Okei. Ma teen, et oleks vastupidist, ma panen Bajari 3. Let's go. Aga tegelikult ongi, vaata, see loll lugu, et meil 5 meest on, keda panna sinna top 5, aga võitma hakkab see, kes julgeb teha nüüd vähe selliseid keerulisemaid ennustusi, kas panna Bajari sinna top 5 sisse või Katsuta top 5 sisse või mine hullu tea, Sesk top 5 sisse. Ja need, kes seda riski julgeb võtta, siis need kurat võidavad. See Sesk kohe ma räägin, ma ütlen selle kohta loll PR reserv, kus see vend möllas jälle kohe selles esimese katse selles. Hello! Kurat, see mees oskab seda ennast nii hästi maha müüa. Okei, reedel, mis meid ees ootab, võtame siis kokku 130 kilomeetrit kiiruskatseid, alustame reedel 9.18 ja siis läbi tööpäeva, et palju õnne. Mõnus, et ei pea tööd tegema, rõõmu sõnum ja Suume ja sprint ja siis laupäeval alustame ka 9 ja pühapäeval nagu nimme. Kas sõidame siis või ei sõida? Pühapäeval 7.27, ma loodan esimene katse, 7.20. Ei, seal on Eesti järgi, ma panin muidugi Rootsi järgi 8.27 õige, et tegelikult on täitsa okei. Vot, siis on enam-vähem klaar. Ma arvan, et ma panin kõik kirja, mis me vaatame, kes siis rohkem mööda pani. Ma arvan, et mõlemad panin täitsa mööda. No ma panin kõik vastupidi nagu sina ehk. Kuhki vahet täppi. Et vähemalt, teeme lurenud küsimusi ka või? Oota, kurat, no palju mul on jumala kiire. Ma pean olema tunni 20 pärast Pärnus. Okei, siis tund 20 sinusuguse mehel. Lurenud küsimused siis saate Delfiat uues käik, homme neid menetlevad Gunnar Lehest ja Roland Poom saates, et eeldame, et on nii igav rallipäev, et on siin aega küsimustele rohkem. Kusjuures homme ma tulen Pärnus siia, teen staate ja lähen tagasi Pärnusse. Okei, lõpuni küsimus Roland Poom, mis sul seal Pärnus nii põnevad? Kool. Mina ei käi koolis. Ei, sina ei. Naine käib. Selge, oota, ma nüüd võtsin üles ja nüüd ma panen siis peale grilli ja see oli seekordne saade ja... Kuuleme jälle olme. Jah. Kuulmiseni. 6. käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. 6. käik.